Hei, mina Signe Kaunissaar ning räägin teile ilust, meigist, juuksehooldusest. Täna teen sinimustvalge jumestuse, sellepärast et 24. veebruar on ju meie armsa Eesti Vabariigi sünnipäev. Loomulikult tuleb enne jumestuse algust alustada alati näohooldusest. Ja täna kasutasin mina selleks Organique tooteid, puhastuspiima ja 1 pumbatäis. Tegin näo puhtaks ja siis tegin ka näotoonikuga üle. Lisasin ka tegelikult Organique päevakreemi. Tee vastavalt nii, nagu ise soovid ja oma lemmiktoodetega. Minu lemmiktooted on näiteks Huda Beauty, Beauty Blender ja Lily Lolo. Kes soovib õppida, kuidas põhja teha koos minuga, siis minu kanalilt leiate küll videosid selle kohta. Minu lemmikkulmuvahend on siiamaani pintsel. Lily Lolo siis tegelikult laineri pintsel. Aga ideaalselt saab sellega teha ka kulmi. Ja loomulikult siis Anastasia selline keel ja kulmupuuder ja medium brown toonis ma siis hetkel endale peale kannan. Nii et teeme kulmud ka ära ning siis liigume kõige tähtsama osa juurde, milleks on silmameik ja loomulikult sinimustvalge. Näete, kogu aeg saab tühjaks ja tuleb uusi purke juurde osta. Ja kulme saab pärast siis vastavalt silmameigile teha kas pikemaks, kas laiemaks. Igatahes alguses teen nad sellised lihtsalt ära, et oleks parem silmameiki teha, sest et kulmu järgi on kõige ideaalsem silmameiki hakata tegema. Ja mõnikord mulle meeldib ka harjata, mul on siin üks Nakedi selline hari. Harjame sellega siis kulmukarvad ka üle. Et ta teeb natukene tumedamaks, lisaks fikseerib neid karvu siis ilusti kasvu suunas. Aga siis tuleb ka otsida üles oma sinised, mustad ja valged toonid, valida endale lemmikud ja ideaalis võiksite kasutada 3 pintslit, iga värvi jaoks 1 pintsel. Minul on siin ilusti 3 Oriflame'i pintslit, Laueri pintslit olemas. Paneme natukese veel peitekreemi või ka näiteks Lily Lolol on olemas selline silma aluskreem, et võib seda ka panna. Paneme seda siis natukene lau peale ja hajutame ilusti kergelt ülespoole ka. See annab meile selle, et need värvid jääksid hästi intensiivsed ja tugevalt siia peale. Kuna värvid on tumedad ja meil on tehtud põhi, me peame kasutama natukene lisa. Ehk paneme siia alla puudrit. Minul on selline eraldi puuder kohe olemas, hele, mida ma siis kasutan selleks. Nii et paneme seda siis alla, sest must lauer võib ikka korralikult hakata pudenema ja paneme seda natukesegi siia poolest, taas mul pudeneb ta kuskile siia huule ümbrusesse ka. Alustame ettevaatlikult ja võtame siis ühele sellele pintsli poolele seda tumedat musta. Ja hea on, kui sa ise oled natuke lõug ülesse poole ja silmad vaatavad alla, siis sa näed ilusti oma koopaluud, kus siin hakkab see koopa osa. Ja näed ilusti silmalaugu. Ja hakkame siis vaikselt peale kandma. Ja mustaga on ikka kohe näha efekti. Ja ma soovitangi siis natukese võtta ja sellega siis mängida ja kergelt tupsutada seda siia silma välisnurka. Ja juba on näha, et hakkab pudenema. Ja ma seda musta väga palju ei panekski, ma jätaksin suurema osa sellele sinisele. Nii et jätame selle musta nii. Oluline on ka tegelikult vahepeal ära puhastada. Ehk siis kui te näete ikkagi, seda pudeneb siia miskit, siis puhastage see ära
näiteks sobib selleks hästi highlighteri pintsel ja tõmmake siis kõik ilusti puhtaks, sellepärast et nahasoojusega hakkab see laovärv meil siit ilusti imenduma nahka ja seda me ei taha, et pärast siis kõik meik laiali oleks. Ja kui me pärast jätkame sinise värviga, siis me saame ilusti seda uuesti selle puudrikihi kergelt siia panna. Hea nipp, kui te võtate ka näiteks seda musta, võite puhuda korraks ära sellise üleliigse, sest see üleliigne just ongi see, mis siia pudeneb, on ju. Nii, aga lähme siis, ma juba näen, et natukene on vaja appi tulla sellega, et siit on hakanud kogunema see peetekreem ja see on täitsa okei, nii et seda võib vahepeal siis vaadata ja ilusti jälle nii-öelda puhastada ja siledaks teha. Nii. Ja samamoodi täpselt see, mis meil siin pintsli peal oli, mina isegi juurde ei võtaks ühe sellise pintsli tõmbega, mis ma sealt pealt laovärvi paletist võtsin, selle ma siis siia ka niimoodi hajutan ja jätan. Kindlasti märkasite, ma kergelt läksin ka siit ülespoole, see jäigi natukene ülespoole, see üldse ei ole hullu, seda võite ka natukene siis tõsta, et see ongi selline mäng ja pärast me niikuinii hajutame selliseks ühtlaseks ilusaks, aga hetkel siis lihtsalt kanname neid laovärve peale. Võtame järgmise laovärvipinsli ning sinise ja kuna mul siia hetkel ei pudenenud väga palju, siis ma kohe panengi seda sinist siia. Nii, ja nüüd see tuleb täpselt keskele. Ja nagu te nüüd muidugi aru saate, siis lipuvärvid on natuke kergelt vahetuses. Ja põhjus on selles, et alati võiks heledam olla ikkagi silma sisenurgas ja kõige tumedam välisnurgas. Ehk siis ma ei hakanud seda nii-öelda siis vastupidi tegema. Ja seetõttu, et ta ikkagi nagu näeks välja selline meik, et sa tahad sellega olla, siis niipidi valge, sinine, must on loomulikum. Ja kannate siis selle sinise ka peale ja jätate hästi pisikese osa valge jaoks ka. Võtame selle siit poolt ka praegu nüüd ära. Hästi kergelt selle kihi uuesti. Ja teeme teisele poole ka. Ehk siis, kui te panite tähele, siis ma alati teen niimoodi, et üks pool ja kohe ka teine pool. Üritame siis täpselt sama laialt ja kaugelt panna nagu siin silmal. Nii et vaikselt tupsutad. Ja kui on peale kantud, mida rohkem tupsutada, seda ühtlasemalt jääb, siis saame selle siit ära võtta, sest valge jaoks ei ole üldse hullu, kui ta nagu pudeneb, selle saab kiirelt ära võtta. Nüüd on valge aeg ja ideaalist ta võiks natuke kergelt siin sedeleda ja see valge läheb siis meil on ju siia täiesti nurka. Võtte tähele, siis ma kergelt lähen siia sinise sisse ka on ju, et ta kergelt niimoodi hajuks. Nüüd tuleb hajutamise aeg. Kasutan pigem sellist, mis on kitsam, see on mul Morphe pintsel. Ma ei taha väga laiaks nii-öelda minna, väga kaugele, siis nüüd ma hakkan teda hajutama ja ma jätangi ta kergelt selliseks ümaramaks täna. Ja hajutame niimoodi lihtsalt neid piire kokku. Muidugi nüüd te märkate, et võiks kuskile värvi juurde lisada ja see on täitsa okei ja värvi võib-olla juurde lisada ja jälle kergelt hajutada. Ning hajutame teiselt poolt samamoodi. Nüüd näed, et enam-vähem okei on hajutatud. Paneme siis natukene see, mis meil siin hajutusega tuli sellele pintslile. Teeme siit alt ka. Ehk siis on kaks võimalust, kas te hajutate täpselt lihtsalt seda musta natuke siit edasi või võite panna must, sinine ja valge ka, olenevalt kui tumedalt te tahate. Ja mina kordan korra kogu protsessi. Paneme natukene must siia nurka juurde. Paneme natuke teisele poole ka, aga ülivähe see põhimõtteliselt, mis mul siin pintsli peal oli, et jälle siia ei koguneks midagi. Oluline on meil kindlasti see sinine. Seda näha on ka, et kergelt natukene hajus ära.
ja valge. Ja tegelikult ma võtan nüüd uue pintsli valge jaoks, sest sellega oli hästi paha panna. Mul on üks Socketline pintsel, mis on lillolalt ja sellega on palju tegelikult mugavam kuskile kitsastesse kohtadesse minna. Nii paneme sellega seda valget hoopis siia. Seda valget võib täitsa siia nurka niimoodi ka panna natukene kaugemalt, teeb silma suuremaks. Ja paneme siis natukene ka siia kulmu alla seda valget. See võiks minna laineriga ja mina kasutan siis Kylie Jenneri lainerit, mis on minu üks lemmikumaid lainereid ja tõesti ta on mul päris kaua ikka seisnud ja säilinud ja ta on hästi imepeenike, väga lihtne peale kanda, marker laineriga tegemist siis. Ja alustame siis sellest, et hakkame vaikselt seda lainerit peale kandma ja teeme muidugi ka tõusu. Ja täna ma teen kergelt hajutatud tõusu, ehk siis ma tegin selle tõusu siit ära ja nüüd, kus mul oli enne peitekreem, seesama pintsel, sellega ma natukene siit just alt poolt hajutan teda kergelt, tõmban sirgemaks esiteks ja ka siit otsast peenemaks, nägite, natukene läksid isegi laiali, eks. Nii, võtame siit selle laiali mineku ära, vahepeal puhastan pintsli käe peal siis, eks. Ja teen ta selliseks hajusamaks, ehk siis ta lõppeks nagu naha sisse, üldse ei saaks aru, on ju. Kus kohas ta nüüd täpselt lõpeb? Nii, nüüd hakkas juba tulema seda hajusust, mis ma tahtsin. No midagi sellist ma siis mõtlesingi. Ja nüüd kergelt siis saame natukene seda musta osa laineri poole tuua juurde hästi kergelt, et ta jääks selline hästi hajus. Natukese hajutame lihtsalt seda värvi. Aga sulle meeldib ümara, siis võid jätta ka nii ja ei pea tegema üldse tõusu, võid lihtsalt teha sellise nii-öelda otsast lõpuni laineri. Nüüd kergelt käin küll läbi selle suurema pintsliga, et veel sellist hästi pehmet hajusust saada. Loomulikult värvime ära ripsmed. Olen avastanud enda jaoks need Essence'i ripsmed ja just need sellised tutikud, need on väga-väga efektsed ja sobivad täpselt siis näiteks silmanurkadesse. On kaasas ka liim, nii et liimi pärast ei pea muretsema ja see on ilusti pakendil taga kirjas, et see on sobib veganitele. Võtan liimi siis siia peale ja kui ta ilusti siia peale jääb, siis on liim ilusti täpselt kuiv, kleepunud ja natukene paneme oma ripsmetega kokku. Tegelikult see liimi osa käib ainult siis siia, kus on see riba. Mõnikord, kui tuleb liiga palju, siis ta hakkab valguma allapoole. See eriti ei ole hea, sest pärast kui sa hakkad neid ära võtma, siis võib juhtuda see, et teed endale haiget võtmisel. Nii et võib seda siis silmas pidada ripsmete paigaldamisel, et alati ainult siia riba peale seda liimi. Ja mina paigaldan alati niimoodi, et kõigepealt ühelt poolt, siis teisele poole, siis ma näen täpselt ära, et ma panen õigesse kohta ja kui palju ma neid paigaldanud olen. Panin hetkel siis 3 pikemat siia täitsa välisnurka ja ühe natukese lühema keskele ja rohkem ma hetkel ei panegi. Siin on niimoodi, et alumine rida on natukese pikemad, mida saabki siis välisnurgas kasutada ja siin üleval rida on siis natukese kergelt lühemad, et saad siis siia ettepoole kasutada. Nii kaua, kuni need ripsud natukene siin kuivavad, teeme ära huuled ja ma usun, et sellise meigi puhul sobib täiesti tavaline nude huulepulk või huuleläige ja siin on mul nakedi oma siis ja ma panen seda otse huultele. Nii, ja jumestus siis ongi valmis saanud, vaatame korra veel üle, kas need ilusti ripsmed siin on koos ja ma näen ära ka selle, et ripsmetel on kergelt kuivanud siis ära see liim
natukene heledust jäänud siia, nii et siis võib veel laineriga käia just nende liimikohad üle. Nii, aga jumestus on meil valmis saanud ja ma usun, et sellise jumestusega võiks ju minna küll vabariigi aastapäeva tähistama. Aga loodan, et saite mingeid ideid ja inspiratsiooni ja mõtteid, nii et proovige järgi ja saatke mulle, kui te olete ka teinud sellise vabariigi aastapäeva jumestuse. Võib-olla teete midagi natukene teistmoodi, nii et ootan huviga ja lisaks Kaunissaar Makeup Instagram konto on ka ametlikult uuesti avatud. Seniks aga olge tublid ja mõnusad ning järgmiste kohtumisteni. Tšau!